saanud erinevatel veebikoosolekutel, et kui parasjagu ise ei räägi, siis hoiame nii kaamerad kui mikrofonid kinni ja kõik, kes tahavad siis küsida hilisemalt, siis olge head, andke käega siin märku selles suhtes, et siis ma järjest need küsimused ka võtan ja igaüks saab siis küsida juba suuliselt. Et kui kellelgi on ja ta ei soovi suuliselt küsida, siis loomulikult on võimalik panna ka küsimusi siia chatti. Olge head, siis võite ka seda teha ja siis me proovime nendele ka vastata, aga samamoodi mitte siis jooksvalt, vaid proovime neile vastata samamoodi kõige lõpus, kui ettekanded on tehtud. Et me sel aastal tõesti siis otsustasime, et me teeme natukene teistmoodi seda, et kui tavapäraselt me oleme alati teinud ainult varustuskindluse aruande tutvustuse ja mõnel aastal ka varustuskindluse aruande tutvustusega seonduvalt sellised eelnevad teemapõhised veebiseminarid, siis arvestades energia varustuskindluse küsimuse akuutsust selle talve vaates otsustasime, et me jagame siis tutvustused kaheks, et nii nagu ikka detsembri alguses, kui tuleme välja oma varustuskindluse aruandega ehk siis pika vaatega nii Eesti kui regiooni ja terve Euroopa varustuskindlusele, mis väga paljuski põhineb ka ENTSO-E Generation Adequacy Assessmentile, et me sel aastal siis teeme veel eraldi just fokusseeritult selle talve Winter Outlooki tutvustuse, et paljuski Eleringi eest vedamisel ja Jarmo Lingi poolt ehk siis meie Eleringi energiaturgude analüütiku poolt veetud Läänemere ümbritsevate elektrisüsteemi haldurite ühise Adequacy töörühma töö tulemusena on meil valminud, ma arvan, iga aasta üha parem regionaalne vaade siis sellele, et milline on antud talvevaates regiooni tootmisvõimsuste bilanss ja siis sellest tõukununa ja selle põhiselt me selle tänase seminari teeme. Lisaks minule siis ongi täna rääkijateks meie poolt kõigepealt Jarmo Ling, kes siis räägibki teiste Läänemere-äärsete süsteemihalduritega ühiselt tehtud töö tulemusena valminud Winter Outlookist ja sealsetest järeldustest, et mis siis on süsteemi võimekus sel talvel ja Erki Sapp, Eleringi energiaturgude osakonna juhataja, kes siis räägib ühe riskiga seonduvalt täpsemalt ehk milline on siis regiooni gaasitarnekindlus tagamaks gaasi elektrijaamade töö eelkõige Soome Balti regioonis saabuval talvel. Aga palun järgmine slaid. Aga kõigepealt võib-olla sissejuhatavalt ma ise ütleksin kaks sõna siis, et mis need peamised järeldused on, mida me hakkame rääkima lahti, et kindlasti tuleb öelda, et eeloleva talve vaates on riskid elektrisüsteemi tootmispiisavusele suuremad kui kunagi varem, seda paljude tegurite koosmõjus. Loomulikult me kõik teame siis Venemaa agressioonist lähtuvat mure seoses fossiilkütuste tarnetega Venemaalt
Euroopas, aga lisaks sellele on nii kontinentaal-Euroopas kui üle suve olnud ka väga kehva seis nii hüdroreservide täitumise kui jahutusveega soojuselektrijaamade Euroopas. Ja lisaks siis sellele ka on teatud üheaegsed rikked erinevates elektrijaamades, tuumaelektrijaamades eelkõige üle Euroopa ilmnenud, mis kõik kokku tekitabki selle pildi, et see potentsiaalne tootmisvaru on üsna minimaalseks kahanenud võrreldes tipu tarbimisega. Mis on kindlasti positiivne pool, on see, et üks risk, mida me nägime kevadel peale Venemaa agressiooni algust ühe kõige peamise riskina, et arvestades, et gaas tuli suuresti kõik regiooni Vene Föderatsioonist, välja arvatud siis Klaipeda LNG terminali põhised tarned, et kuidas tagada elektrijaamadele ja laiemalt loomulikult gaasivarustuskindlus 2022-2023 talvel, et me siin töötasime kevadel välja sellise 3-sambalise plaani, ühelt poolt tarbimise vähendamine ja teistele kütustele üleminek, teiselt poolt varude suurendamine regioonis tervikuna ja riikliku gaasivaru loomine Eesti jaoks konkreetselt ja kolmandaks siis täiendava gaasitarneahela loomine aasta lõpuks Soome lahe piirkonda. Et tuleb öelda, et kõigi nende 3 sambaga oleme olnud päris edukad, et oleme suutnud gaasi tarbimist vähendada ja teistele kütustele üleminekut stimuleerida selliselt, et kui on olnud gaasi tarbimine kuskil 60 teravatt-tundi aastas regioonis, praeguse parima teadmise, eelmise nädala teadmise põhiselt, mida me siis paneme kokku Balti ja Soome elektri- ja gaasisüsteemi haldurid, on see kuskil 42 teravatt-tundi, mis võtab siis arvesse nii gaasi väljavoolu läbi, potentsiaalselt väljavoolu läbi Poola-Leedu ühenduse kui seda, et erakorralise elektrisüsteemi eraldumise korral Venemaa elektrisüsteemist tuleb siis Balti eelkõige gaasielektrijaamadega asendada elektrisüsteemi siis nii elektri tootmine kui ka süsteemi teenused, mida senini on Venemaa elektrisüsteem meile pakkunud. Kui me kevadel arvasime, et varu sügisele vastu minnes on Läti hoidlad, mis on ainuke regionaalne hoidla sisuliselt nulli ümber, siis praegu on ta 13 teravatt-tundi ja varude keskus on suutnud luua ka Eesti varu, mis on 0,65 teravatt-tundi pluss Eleringi kaitstud tarbijavaru, mis tegelikult ütleb, et meil on sisuliselt 2 talvekuu varu, riikliku varuna olemas siis toetamaks potentsiaalselt gaasimüüjaid, kui neil ei peaks olema gaasi tarbijatele müüa ja samamoodi siis on üsna kindel täna, et Soome lahe piirkonnas aasta lõpu seisuga tekib täiendav tarneahel ja see 15 teravatt-tundi, mis me oleme arvanud, et sellel esimesel aastal võiks läbi selle uue tarneahela regiooni gaasi tulla, et see on ka realistlikult saavutatav. Ehk et vähemalt üks oluline top-risk, mis meil kevadel oli, et me oleme päris edukalt suutnud seda riski maandada. Aga kindlasti nüüd palun järgmine slaid. Et kindlasti see ei ole kõik, et ka elektrisüsteemi talitluse vaates on olnud siin riske, mida me oleme saanud ennetavalt maandada, mis peaks tegelikult siis tagama selle,
et tingimustes, kus tootmisvaru võib olla üsna minimaalne külma talve korral regioonis, et me saame hakkama ja saame hakkama ka siis selle stsenaariumi puhul, mida Elering mõneti on võtnud selleks talveks siiski enda jaoks põhitsenaariumiks, et ühel või teisel hetkel, varem või hiljem Venemaa süsteemihaldur Balti elektrisüsteemi eraldab ühtsest Venemaa energiasüsteemist. Me oleme selleks lõpetanud elektrikaubanduse Venemaaga, et tagada Baltikumi elektribilanss selliselt, et tootmisvõimsuste ärakukkumine Venemaalt ei tekitaks ebabilanssi ja sellest lähtuvat hetkelist sageduse kukkumist potentsiaalselt, kui tootmine ei kata tarbimist. Me oleme nii tehniliselt kui juriidiliselt valmis, nagu juba varasemalt öeldud, 6–12 tunni jooksul Balti riigid sünkroniseerima Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Meil on olemas kiirete reservide lepingud läbi alalisvooluühenduste Põhjamaade süsteemihalduritega ja täiendavalt Vabariigi Valitsus siis otsustas, et Eesti Energia elektrijaamade põhiselt peaks olema circa 1000 megavatti elektritootmisvõimekust kuni 2026. aastani juhitavat võimekust Eestis olemas. Et see kõik annab siiski seda turvatunnet, et vaatamata kasvanud riskidele kogu regioonis elektrisüsteemi piisavuse osas, et me suudame eeloleva talve, kui ka see talv on külm, selliselt hakkama saada, et see tarbijatele mingeid probleeme elektrisüsteemi talituse vaates ei tekita. Aga see oleks minu poolt kõik ja ma annaks nüüd edasi sõna Jarmo Lingile, kes juba räägib konkreetsemalt siis selle talve regiooni elektrisüsteemi bilansist. Ole hea, Jarmo. Nii, tere kõigile, ma eeldan, et te kuulate ja näete mind. Ja, kõik on väga hästi näha kuulda. Ole hea. Nagu Taavi mainis, mina olen Jarmo ja mina juhin siis regionaalset süsteemivõimekuse töögruppi, mis siis koosneb kõikide Läänemere-äärsete DSO-de analüütikutest ja iga aasta me enne talve avalikustame siis sellise Põhjamaade ja Läänemere regiooni talvevõimsuste bilansi. Nii. Minu ettekande sisu täna on, kõigepealt tutvustan juba natukene realiseerunud riske ja siis teisi võimalikke riske, mis meil siin Läänemere regioonis praegu kõige aktuaalsemad on. Siis tutvustan teile meie talveolukorra hindamise lähenemist, näitan talvevõimsuste bilansi metoodikat ja tulemusi, siis ka energiabilansi metoodikat ja tulemusi ning siis pärast teen kokkuvõtte meie aruandest. Ja siinkohal mainin ära ka, et see aruanne oma täiskujul on võimalik alla laadida ja lugeda meie kodulehelt, Eleringi kodulehelt, et kui mingisugused teemad jäid natukene liiga kiiresti, kui ma teemadest liiga kiiresti siin praegu üle läksin. Praeguseks me oleme identifitseerinud, et seoses Ukraina sõjaga juba realiseerunud riskideks on see, et me oleme energia importi kõvasti piiranud Venemaalt ja Valgevenest. Et eelmise talve jooksul Läänemere regioon importis kuskil 7 teravatt-tundi elektrit, mis siis selle talve jooksul peab kõik oma lokaalsete tootmisvõimsustega tasa tegema jälle. Ühtlasi on gaasi, kivisöe ja muude energiakandjate import Venemaalt kas täielikult lõppenud või suures mahus vähenenud, mis siis on tekitanud tarneraskusi näiteks Poolas
ja võimalikke tarneraskusi Saksamaal, Soomes ja Baltikumis. Siis lisaks oli Euroopas eelmine suvi üks kõigi aegade kõige soojematest, kõige kuivematest, mis tähendas, et paljudes veehoidlates on tasemed oluliselt madalamad kui varasematel aastatel ja see on eriti aktuaalne olnud Norras, kus olukord praegu on natuke paranenud, kuid siiski on suur probleem, et Põhja-Norras on veetasemed enam-vähem normaalsed, aga Lõuna-Norras on koos suure ekspordiga ja madalate veetasemetega tekkinud siis suured pudelikaelad riigis põhja-lõuna suunalisel elektri liikumisel. Ja kõik muud võrgupudelikaelad, mis sellel talvel on ees ootavad, on väga suure riskiga meie regioonile. Siis tuumajaamade koha pealt on suured riskid seoses sellega, et eelmine aasta avastati Prantsusmaal tuumajaamades korrosiooni mingisugustes torudes, kus siis, mis tähendab, et kogu tuumaelektrijaamade tehnoloogia peaks tegema süsteemse ülevaate ja selle tagasitulek on praegu suure kahtluse all, et millal ja mis võimsusega need tuumajaamad tagasi tulevad. Siis lisaks on Lõuna-Rootsis Ringhalsi tuumajaam suht pikas hoolduses, mis praeguste plaanide puhul peaks tagasi jõudma jaanuari lõpus, aga ka see võib edasi lükkuda. Siis on praegu Soomes Olkiluoto 3 tuumajaama töösse tulek, et selle jaoks on vajalikud katsed ja kui peaks realiseeruma oht, et see lükkub edasi mingitel põhjustel, et siis see on ka üks suur risk meie regioonile. Ja siis Baltikumile on kõige suuremaks riskiks desünkroniseerimine Venemaa elektrivõrgust, millega siis peame tegelema ja ette valmistama, et see meid võimalikult vähe mõjutaks. Kuidas me üritasime neid erinevaid riske arvudesse panna, kvantifitseerida ja hinnata süsteemi võimekust talvel, oli see, et kui me oleme tavaliselt koostanud võimsuste bilansi, ehk siis vaatame tiputunde, maksimaalset tarbimist talve jooksul ja vaatame siis selle vastu ka kõiki saadaval olevaid võimsuseid, et siis see aasta tegime ka sellise lihtsustatud energiabilansi, et vaadata, kas kogu talve jaoks jätkub piisavalt energiat regioonis. Ja siis meie talvine võimsuste bilanss jaguneb 2 eraldi kategooriaks, et on turupõhised ressursid ja siis on kõik ressursid, kaasa arvatud strateegilised reservid ja teised TSO-de turuvälised reservid. Ja siis neid me võrdleme nii regionaalse kui riigi tiputarbimiste vastu, nii külmal kui ka tavalise talve puhul. Ehk siis kõigepealt me peame leidma selle tiputarbimise, mille vastu me hakkame võrdlema oma olukorda. Ja selle jaoks on ENTSO-E koos süsteemihalduritega iga-aastaliselt koostab ka üle-euroopalist talveanalüüsi, mille käigus siis modelleeritakse 35 tunnipõhist tarbimise profiili erinevate kliimaolude kohta, erinevate ilmaolude kohta. Ehk siis nende nimed on kliimaaastad, et ma võib-olla kasutan neid siin edaspidiselt veel. Ja siis, kui me liidame kõik tunnipõhised tarbimised regioonis kokku ühe sellise kliimaaasta puhul, et siis me võime leida, et kui on keskmine talv, oodatav talv, et siis selle talve maksimaalne tarbimine meie Läänemere regioonis on kuskil 182 gigavatti. Külmema talve puhul on selline maksimaalne tarbimine 191 gigavatti. Ja siis tasub ka ära mainida, et see regiooni maksimaalne tarbimine toimub enamasti kuskil jaanuarikuus ja on enamasti
mõjutatud siis suuremate riikide nagu Saksamaa, Poola, Rootsi tarbimisest, et kui nendel on tiputarbimised, siis on ka regioonil tiputarbimine. Siis siia kõrvale tuua tootmisvõimsused, et Läänemere regioonis on installeeritud tootmisvõimsusi kuskil 420 gigavatti, ehk siis rohkem kui 2 korda rohkem, kui on tiputarbimist, aga see koosneb suuresti tuule, päikese, hüdro ja erinevatest tootmisvõimsustest, mis ei suuda kunagi oma maksimaalsel tootmisvõimsusel sisuliselt toota. Et sellepärast tuleb vähendada seda installeeritud tootmisvõimsust, taastuvenergia, otsin siia ühe selle laseri juurde. Taastuvenergia tootmise vähenemisest sõltuvalt ilmast tuleb arvestada, siis tuleb arvestada erinevaid plaanilisi hooldusi, mis võib tekkida, tuleb arvestada avariilisust ja erinevaid piiranguid, mida TSO-d on varasemate talvede puhul näinud, et mingisugused võimsused ei tule turule sellise võimsusega, nagu nad võiksid. Ja siis nagu järgneva slaidi pealt on näha, et siis on vaja ka arvestada erinevaid stsenaariumi spetsiifilisi piiranguid. Ja nüüd näitan teile tulemusi. Et vasakul pool graafikul on näha turupõhiseid ressursse, paremal pool kõiki ressursse koos reservidega. Ja Läänemere regioonis on kuskil 196 gigavatti selliseid kättesaadavaid võimsusi, millest siis kuskil 32 gigavatti on gaaskütusel toimivad võimsused. Ja siin sees on arvestatud ka ehk siis on välja arvestatud Ringhalsi tuumajaama avarii, ehk siis selle võrra on väiksem, aga siin on sisse arvestatud ka Olkiluoto 3, mis siis on praegu sellise kahtluse või riski all. Ja siis seda peab kõike võrdlema vastu keskmise talve maksimaalse tiputarbimisele ja külma talve maksimaalsele tiputarbimisele, mis on siis vastavalt 182 gigavatti ja 191 gigavatti. Et on näha, et turupõhiseid ressursse on vastavalt siis 8% ja 3% rohkem, aga arvestades, kui palju meil on siin erinevaid riske regioonis, et see on väga väike varu ja nende järgnevate riskide realiseerumisel see bilanss võib oluliselt muutuda. Ja siis mainiksin ka ära, et sellest 182 gigavatist eeldatavasti kuskil 9 gigavatti on sellist hinnatundlikku tarbimist, mis siis tõenäoliselt vähendab ennast vastavalt hinnasignaalidele ja aga juhul, kui need riskid peaksid realiseeruma ja tuleb raskusi turupõhiste ressurssidega tarbimist katta, et siis on olemas TSO-del umbes 5 gigavatti ka erinevaid turuväliseid ressursse, mis siis oleks võimalik tööle panna. Aga siinkohal tuleb ära mainida, et nende turuväliste ressursside töölepanek on üsna olukorra spetsiifiline, et kõiki reserve ei saa ja ei tohiks ka tarbimise katmiseks kasutada, kuna endiselt jääb oht, et kui elektrisüsteemis toimub mingisugune suurem avarii, et siis elektrisüsteemi töökindlus peab siiski säilima ja selleks on vaja hoida mingisugune kogus ressursse. Ühtlasi vaatasime ka siis talve energiabilanssi ja üritasime siis vastata küsimusele, et kui palju saab elektrit toota energiaallikatest, millel praegu ei ole tarneraskusi näha. Ja siis sellise talve puhul me peame silmas siis perioodi vahemikust oktoobrist aprillini 6 kuud. Ja siis selle vahemiku jooksul me oleme leidnud, et keskmine talve kogutarbimine meie regioonis on 620 teravatt-tundi. Kõige külmema oodatava talve puhul on tarbimine 646 teravatt-tundi. Ja siis tootmisvõimsustest
oleme arvestanud nende tootmisvõimsustega ja nende plaaniliste hooldustega, mis siis praegu on DSO-dele teadaolevad, nende kättesaadavus on võimalik hinnata. Koostasime tootmisvõimsustest sellise lihtsustatud turule pääsemise järjekorra, sõltuvalt sellest, et kas kütused on kättesaadavad praegu või ei ole. Ehk siis pärast näete küll graafiku peal, aga kõige kallima oma hinnaga tootmisüksused, siis nendeks on tõenäoliselt siis pruunsütt, kivisütt või gaasi kasutavad tootmisvõimsused ja nemad on siis selles järjekorras viimased. Tasub ära mainida, et siin ei arvestata tunnipõhise tarbimise katmisega ega võrgu pudelikaeltega, et see oluliselt lihtsustab meie analüüsi, aga siiski võimaldab anda ülevaate sellest, et kui palju meie regioonis erinevatest energiaallikatest on võimalik elektrit toota ja kui palju on vaja toota. Ja nagu varem ütlesin, siis meie analüüsis püüab vastata küsimusele, kui palju elektrit on võimalik toota energiaallikatest, mida sellel talvel kütuste tarneraskused ei vaeva ning arvestades olemasolevaid piirangud kütuste kättesaadavuses, et kui palju on veel vaja siis toota erinevatest fossiilsetest kütustest. Ja tulemustest siis nii palju, et nägime, et kuskil 75% sellest keskmise talve energiavajadusest, 620 teravatt-tundi, on võimalik toota siis allikatest nagu hüdro, tuul, päike, tuum, mis praegu ei ole, mille kütuse olemasolu ei ole praegu kahtlusel. Et siis ülejäänud 25% peab tootma siis erinevatest piirangutega kütustest nagu kivisüsi, pruunsüsi ja gaas. Et see, kuidas see omavahel nendel ära jaguneb, on vastavalt hinnale, aga see 91 ja 76 teravatt-tundi on siis need piirangud, millest rohkem kivisüsi ja pruunsüsi ei saa toota. Ja tasub ära mainida, et kui tiputunni katmiseks tuuleenergia on üsna tagasihoidlik, et siis sellise energiabilansi puhul hüdroenergia ja tuuleenergia on väga olulised regioonis ja iga teravatt-tund, iga megavatt-tund, mida nad toodavad, on kokku hoitud fossiilne kütus, mida saab siis kasutada hetkedel, kui on tuulevaikne või päikest ei paista. Et kui me vaatame külma talve, et siis need osakaalud fossiilsete kütustele natukene kasvavad, on vaja toota umbes 30% elektrist, vähemalt fossiilsetest kütustest. Et kui maksimeerida ka pruunsüsi ja kivisüsi tootmisvõimekused, et siis vähemalt 23 teravatt-tundi elektrit peab tootma gaasist, mis siis tähendab kuskil 48 teravatt-tundi gaasi olemasolu. Ja võrdluseks võin tuua selle, et 11. oktoobri seisuga oli Läänemere regioonis kuskil 291 teravatt-tundi gaasi erinevates gaasihoidlates, ehk siis need kütuste kogused peaksid olema Läänemere regioonis kättesaadavad. Mis toob meid aruande kokkuvõtteni, peamiste järeldusteni, et eelolev talv on Põhjamaades ja Läänemere regioonile üks karmimatest, mis on siis põhjendatud mitme ebasoodsa sündmuse kokkulangemisest Euroopa energiaturgudel. Et sõda Ukrainas on kaasa toonud väga palju määramatust, on kaasa toonud elektri, gaasi ja kivisöe impordi kas täieliku lõppemise või väga piiratud koguses impordi. Pikk põud on tekitanud olukorra, kus veehoidlate tasemed on madalamad kui tavaliselt. Siis regiooni võimsusbilansid on praegu positiivsed nii keskmise kui ka külmatalve tiputarbimise korral, aga see tootmisvaru on arvestades võimalikke riske väga väike, et ainult 3–8% ja need riskid võivad siis oluliselt muuta erinevaid bilansse riikide ja regiooni põhist.
Regionaalne tootmisvaru, mis on see 3–8%, ei jagu riikidevaheliselt ühtlaselt ja asub enamasti kas siis Saksamaal või Norras, mis tähendab, et selleks, et elekter jõuaks piirkondadesse, kus on negatiivne bilanss, et siis selleks peavad süsteemihaldurid tegema väga efektiivset koostööd ja tagama siis kõrge ülekandevõimsuste kättesaadavuse. Et juhul, kui turupõhistest ressurssidest ei peaks piisama tiputarbimiste katmiseks, et siis on võimalik kasutada veel turuväliseid ressursse, mis siis on võimalik kasutada tarbimise piiramise vältimiseks. Aga meie resolutsiooniga analüüs siis seda ei suuda hinnata, et millal ja kas see on tõesti möödapääsmatu või jah, aga siiski süsteemihaldurid näevad, et on oluline avalikkust ette valmistada selleks ja ise teha siis plaane selle olukorra realiseerumiseks. Praeguste eelduste kohaselt, hoolimata sellest, mis siis need tiputarbimiste hetked on, me teame, et elektri hinnad on tõenäoliselt väga kõrged terve talve jooksul, kuna kütuste hinnad on kõrged ja üleüldist määramatust energiaturgudel on praegu väga palju, mis toob nagu väga aktuaalseks selle, et umbes 5% regiooni tarbimisest on praegu hinnatundlik. Siiski tarbijate paindlikkus suudaks siis tõenäoliselt langetada nende tiputundide elektrihindu üsna märkimisväärselt ja aidata ka siis nende tiputundide katmist, et kuna praegu see marginaal on üsna väike, et siis paindlikkus on tarbimise poolt ka väga oluline. Siis energiabilansi poolt nii palju, et me eeldame, et keskmine talv on kuskil vaja 620 teravatt-tundi regioonis ja külma talve puhul umbes 646 teravatt-tundi. Et siis sõltuvalt sellest talve raskusest kuskil 70–75% sellest vajalikust elektrist on võimalik toota energiaallikatest, millel praegu ei näi olevat mingisugust tarneallikate probleemi. Aga siis see ülejäänud 25–30% on vähemalt vaja toota fossiilkütustest nagu gaas, kivisüsi ja pruunsüsi, milles me teame, et on praegu erinevaid häiringuid tarnes. Ja ühtlasi esmase analüüsi põhjal on ka selles regioonis, Läänemere regioonis piisav kütusevaru olemas hetkel. Tuule- ja hüdroenergia on selle talvel väga olulised meie regioonile, sest nemad panustavad energiabilanssi kõige enam, nii keskmise kui ka külma talve puhul. Ja igasugune tootmine aitab siis kokku hoida fossiilseid kütuseid, mida saab kasutada hetkedel, kus on madal taastuvenergia tootmine. Et see on ka minu ettekandest kõik. Aitäh! Ja, ma näen siin Kalvi küsimust chatis ja Mardil on käsi püsti, aga teeme niimoodi, et nii nagu jutt oli, teeme küsimused kõik lõpus, et on nii või teisiti ühe ja sama teema käsitlus, et laseme Erkil ka ära rääkida ja siis võtame kõik küsimused. Ole hea, Erki. Aitäh, tere ka minu poolt. Annan siis ülevaate ühest olulisematest riskidest, mis meil järgmise talve vaates on, mis on ka maagaasi tarnekindluse olukord. Ja just siis Soome ja Balti riikide regiooni kontekstis. Kõigepealt siis võib-olla natukene, et milline see meie regiooni tarnekanalite ja tarbimise koosseis välja näeb. Kõigepealt meil on tarneallikatena Klaipeda LNG terminal, kus siis järgmise aasta või selle talve ja järgmise aasta kasutatavad võimsused on suures plaanis välja jaotatud.
Arvesse oleme võtnud, et 38 teravatt-tundi aastasel perioodil sealt maagaasi saab tulla. Terminali enda plaan on välja anda isegi 39 teravatt-tundi. Siis on väikse terminalina on Hamina LNG terminal Soomes lisandunud just oktoobris. Annab aastasel perioodil circa 1 teravatt-tunni või vabandust, selle talveperioodil circa 1 teravatt-tunni gaasi. Läti gaasihoidlasse on kogunenud tänaseks 13 teravatt-tundi gaasi. See on oluliselt parem, kui siin veel mõned kuud tagasi võis eeldada. Praegust ilmaprognoosi vaadates tõenäoliselt jätkub gaasihoidlasse sisestamine veel selle kuu lõpuni ja kui ilm ei lähe otsustavalt külmemaks, siis tõenäoliselt jätkub ka novembris. Ehk siis see gaasihoidla tase võib veel tõusta. Siis meil alates maist on tarnekanalina Leedu-Poola gaasiühendus Kipl, mis lisab siis võimaluse gaasi importida Poolast, aga ka eksportida Poola. Ja seni on see ühendus töötanud Poola suunas, ehk siis me oma baasstsenaariumis ei arvesta Leedu-Poola ühenduse kasutamist meie regiooni impordi suunas. Ja siis palju räägitud uus LNG terminal, mille plaanitud valmimise aeg on detsembris ja mis siis perioodil kuni maikuuni on võimeline võrku sisestama 15 teravatt-tundi maagaasi, alustades siis detsembris 1 teravatt-tunnist, jaanuaris 2 teravatt-tundi ja sealt edasi 3 teravatt-tundi on praegune plaan. Ja tarbimise poole pealt siis regiooni üldine kokkuvõte on see, et regiooni gaasitarbimine on oluliselt langenud. Ja see on siis toonud ka alla ka arvestatavalt kogu regiooni summaarse tarbimise või oodatava summaarse tarbimise, mis tõttu aastases vaates on neid tarnekanaleid vaadates ka tekib ka arvestatav ülejääk või siis ütleme tugevusvaru selles baasstsenaariumis. Mainimist väärib ka kindlasti see, et Eesti Varude Keskus on Eesti gaasi hädaolukorraks varunud 650 gigavatt-tundi gaasivarusid ja lisaks siis on veel ka Eleringi kaitstud tarbijate varu siis olukorraks, kus on vaja kaitstud tarbijaid varustada. Nüüd palun järgmine slaid. Nüüd eelmine pilt näitas aastast vaadet, aga süsteemihalduritena me vaatame, regiooni süsteemihalduritena me vaatame ka täpsemat pilti. Siin on siis graafikul toodud kuine vaade. Põhiline on see, et arvestades siis baasstsenaariumit, siis varu gaasihoidlas või meie regiooni gaasisüsteemi varu on selline jämedalt 9 teravatt-tundi kuises lõikes, mis on siis tugevusvaru selleks olukorraks, kui midagi läheb teisiti, kui täna baasstsenaarium on või kui täna plaanitud on. Ehk siis LNG terminalid töötavad ja Inčukalns töötab või siis Läti gaasihoidla töötab nii nagu ette nähtud ja Poola suunas
eksport on suurusjärgus 8 teravatt-tundi aastas. Ehk siis baasstsenaarium näitab justkui, et gaasihoidlas võiks talve kõige madalamas olukorras olla veel 9 teravatt-tundi gaasivaruks. On muidugi tõenäoline, et gaasihoidlasse nii suurt varu turuosalised ei jäta, vaid võtavad selle kasutusse ühel või teisel kujul. Näiteks võib olla siis eksport Kesk-Euroopa suunas kõrgem, kui meie regioonis on gaasi üle, tulenevalt siis nendest tarneallikatest või tarneallikate ja tarbimise tasakaalust. See on siis kuine vaade ja lisaks sellele on siis ka nii-öelda päevane või tipupäeva vaade, kus me näeme ka, et nende tarnekanalite ja gaasihoidla koosmõjus on võimalik ka selline krõbe külm talvepäev gaasiga ära katta, kus on arvestatav ka elektri tootmine gaasielektrijaamadest. Ja mis on veel võib-olla paar olulist nüanssi viimasel ajal on see, et mis näitavad olukorra paranemist gaasivarustuskindluse teemal. Kõigepealt see, et gaasi hind on võrreldes siin tipuhindadega oluliselt langenud, mis näitab pinge langemist või pinge vähenemist gaasi tarnekindluse teemal. Teine on ka meediast läbi käinud Eesti Varude Keskuse hange, viimane hange gaasivaru jaoks, kus oli plaan osta circa 200 gigavatt-tundi gaasi ja kuhu pakuti 800 gigavatt-tundi gaasi meie regiooni turuosaliste poolt, mis omakorda näitab, et regiooni turuosalistel on mingisugune gaasivaru olemas. Ja kolmas detail on siis see, et endiselt, mida ma ka mainisin, endiselt Läti gaasihoidla täitmine maagaasiga käib, ehk siis me endiselt veel ehitame talviseid gaasivarusid, mitte ei söö neid veel, mis on, mida kauem täitmine käib ja mida suuremaks me Läti gaasihoidla varu saame, seda kindlam on kindlasti talvele vastu minna. Aga see oleks ka minu poolt kõik. Aitäh ja oleme valmis võtma küsimusi. Aitäh, Erki. Ma arvan, et Kaido tõenäoliselt peab silmas seda baasstsenaariumite ja gaasijaamade elektritootmist asendamaks Venemaa voogusid, et ma ise ka korra peatusin sellel, aga võib-olla Erki, sa võtad selle küsimusega korra veel ise, et me tegelikult oleme seda arvestanud. Meil on täpselt pilt selles osas olemas. Jah, et me oleme seda korduvalt naabersüsteemihalduritega koos vaadanud ja ümber arvutanud vastavalt siis parimale täna teadaolevale prognoosile, ehk siis tänane tarbimise prognoos Balti riikide põhiselt võtab arvesse nii seda vajadust võrreldes eelmise talvega asendada Venemaalt tulev või tulnud elektriimport kohaliku tootmisega. Aga ta võtab arvesse ka seda, et erakorralisel sünkroniseerimisel Mandri-Euroopaga võib lisanduda teatud kogus täiendavat tarbimist. Mõlemad on siin meie parima teadmise järgi arvesse võetud. Oluline öelda isegi mitte meie, vaid tõesti nii Läti kui Leedu, nii gaasi kui elektriteesso parima arusaamise järgi, et mida nii Riia tetside kui elektrinai plokkide töös hoidmiseks on vaja ja palju nad arvavad, et nad töös on just täpselt selles stsenaariumis, kui me töötame sünkroonselt Mandri-Euroopaga, mitte sünkroonselt enam Venemaa elektrisüsteemiga. Aga Armo, ma arvan, et on 2 küsimust Kalvilt, mida võiksid sina adresseerida. Ja, kas mind on nüüd näha ja kuulda jälle? Ja, kenasti. Ma ise neid küsimusi siit
arvutist ei näe, aga ma eeldan, et üks on, et miks on muutunud regiooni elektrivarustuskindlus palju kriitilisemaks. Ma vastaksin sellele, et sisuliselt bilansipõhiselt ei ole muutunud kriitilisemaks võrreldes eelmiste aastatega, aga nii-öelda selle bilansipõhise võimsuse kättesaamine on oluliselt kriitilisem. Et varu on umbes sama suur või isegi natuke suurem võib-olla võrreldes eelmise aastaga, aga kõik need lisanduvad riskid, mis siin regioonis on, teevad selle varu reaalsuses olukorras kättesaadavuse oluliselt keerulisemaks. Ma võtan siis, et kui sa ei näe, eks ole, sellele, et miks on muutunud kriitilisemaks, sellele sa juba vastasid, siis on teine küsimus, et kas Vene elektrit arvestati varasemalt varustuskindluse osana? Ei ole. Just. Aga tahad sa veel laiemalt ka kommenteerida? Jube hea oleks muidugi, Jarmo, kui sa saaksid selles mõttes selle võtta siiski ette, sest muidu ma loen sulle neid ette. Kas sa, kui sa just täpselt lõpetad slaidide jagamise, siis sa tõenäoliselt näed, eks ole? Nii, üks hetk. Jaa, okei, nüüd näen. Nii, me ei ole arvestanud kolmandate riikide importi ega ka sisuliselt regiooni välist importi selles võimsusbilanssides. Ehk siis, seda me ei ole arvestanud nende talvebilansi puhul, et see on arvestatud erinevates teistes analüüsides nagu Ensoe tehtud Winter Outlook ja siis need üle-euroopalised süsteemivõimekuse analüüsid. Ja teine küsimus, kas ja kui palju on elektrivarustuskindluse tootmisvõimsuste numbrites 196 gigavatti arvestatud plaaniväliseid remonte, mitte kättesaadavust. See oleneb natukene riigist, oleneb tootmisvõimsusest, et erinevatel DSO-del on kogemused, et kui palju oleneb natuke vanusest, et kui palju nende tootmisvõimsused reaalselt kättesaadavad on ja kui palju need avariis on, aga keskmiselt see on kuskil selline 90% pärast plaaniväliseid remonte, pärast plaanitud remonte on veel maha võetud kuskil 10% seda avariilisuse varu. Aitäh! Siis Kaido küsimusele vastasime. Kalvi, Sulev, sinu küsimusele, et räägime sellest eraldi. Ma arvan, et see on täitsa teine teema, Ukraina teema, et ärme seda siia praegu võtta. Siis on see sama 8 ja 3% margini küsimus, et tegelikult sellele sa Jarmo ka nagu põhimõtteliselt vastasid, et iseenesest ütleme hooldused ja remondid on tegelikult võetud juba arvesse, ehk on juba maha lahutatud, nii et neid ei tule veel täiendavalt maha lahutada, et see juba on võetud sisse, et ei saa siin konkreetsete tootjate puhul ja ei taha näiteid tuua, aga näiteks ka Narva elektrijaamade puhul on väga selgelt võetud arvesse konkreetselt, et mis need hooldused ja remondid on olnud peale plaanilisi hooldusi ja remonte, siin näiteks eelnevate aastate põhiselt, mis see keskmine mitte kättesaadavus on olnud lisaks. Siis on küsimus siin juhitavate võimsuste pikaajalisest vaatest, et nii nagu ma ütlesin, et täna adresseerime seda talvet, et selle teema juurde saab ja peab tulema tagasi siis, kui me detsembri alguses tutvustame varustuskindluse aruannet, mis on siis Eleringi pikk vaade regiooni ja Eesti varustuskindlusele, et siis kindlasti on see küsimus täiesti adekvaatne, et mis puudutab juhitavaid võimsusi ja nende kättesaadavust ja kas ja mida tuleks või tuleb teha selleks, et seda tagada. Aga siis on siin ka nüüd käsi püsti, ma näen, ja Olavi Miller, ole hea. Hea, tervist, aitäh Eesti Energiast. 2 küsimust, üks on ikka natuke tehniline, et kui toimub desünk, et palju siis gaasinõudlus suureneb, ütleme 6 teravatt-tunde gaasi
palju rohkem läheb. Ja teine küsimus, mida väga tahaks teada, et kui Olkiluoto 3 nüüd kukub välja avariiga talve tipu hetkel, mis meil on, eks ole, veebruaris on kõige külmem vist, on ju. Et kui Olkiluoto 3 kukub välja avariiga, mis juhtub Eestis, et kas põhimõtteliselt, kas meil tuleb nagu elektrikatkestus siis või? Nii, aga võtame need, Erki, sa võta see gaasi teravatt-tundide küsimus ise. Jah, väga hea küsimus. Kõigepealt Mandri-Euroopaga sünkroniseerimises tekib täiendav elektritootmise vajadus ja sellest tulenev täiendav gaasitarbimise vajadus sõltub sellest, mis on juba tollel hetkel elektritootmise maht. Ehk siis eelkõige on vaja tagada Balti elektrisüsteemis inertsi ehk siis piisava pöörleva massi või piisava koguse elektrijaamade töötamine. Ja tegelikult me oleme siin talveperioodiks vähemalt arvestanud juba nii palju elektrijaamade toimimist, et täiendavat gaasitarbimist siin ütleme talvekuudel sellest juurde ei tekiks. Sisuliselt elektrijaamad, mida Erki ütleb, tegelikult need gaasielektrijaamad töötavad niikuinii juba selleks, et turg on pannud nad juba varasemalt tööle. Just. Aga siis, kui ei ole, siis hinnanguliselt on see jällegi saab öelda suhteliselt jämeda numbri, aga circa 8 teravatt-tundi täiendavat tarbimist, kui oleks null elektritootmine muidu. See 8 teravatt-tundi mis perioodi peale siis? Aastas, vabandust, jah. Okay. Ja see me räägime siis selles mõttes aastast juuni-mai, mitte kalendriaastast selles analüüsis. Ja teine oli see Olkiluoto kui suurima elemendi väljalülitumine talve tiputarbimise ajal. Ja, et näiteks selle, kas keegi tahtis veel midagi, et näiteks selle kõige või külmema talve stsenaariumi puhul, et Olkiluoto väljalülitumise puhul on võimalik veel turupõhiste ressurssidega ära katta, aga see siis eeldab suurt importi igalt poolt mujalt, et need ülearused ressursid, mis Saksamaal, Norras, kus iganes riigis parasjagu on, et need siis peaksid eeldatavasti jõudma Soome. Ja siis on veel paarisaja megavatine nii-öelda varu, et mis siis võib veel olla. Ja see tähendab seda, et DSO-ressursid circa see 5 giga pole käima läinud ja see tarbimine on tegelikult nagu varasem tarbimine, aga nii nagu siin Fingrid just selle nädala alguses andis ka teada, et see sama Soome kampaania on ikkagi väga selgelt juba täna andnud mingi 7% tarbimise vähenemist Soomes, mis ongi sisuliselt, kui me siin võtame 14 000, 15 000 mega on Soome tipu tarbimine, siis tegelikult see ongi sisuliselt pea juba Olkiluoto ploki jagu varsti, eks talvel, et mitte päris nii palju, aga ka väga arvestatav. Nii et ta selles mõttes arvestab konservatiivsemate eeldustega nagunii. Et kindlasti Olkiluoto ärakukkumine talvel on suur probleem, pole kahtlust, aga praegune mudel annab seda tunnetust, et siiski, nii nagu Jarmo ütles, et me saame turupõhiste varadega hakkama selle asendamisel ilma selleta, et oleks vaja. Me kindlasti ei räägi siin, see on hästi oluline, just ma vaatasin ka tänaseid lehti, et me ei räägi kindlasti siin nii-öelda süsteemi kustumisest ka sel juhul, me potentsiaalselt räägime nii-öelda teatud tarbimise mahakoormamisest juhul, kui ei peaks olema tootmisvõimsusi piisavalt tarbimise katmiseks. Ja kindlasti hästi oluline on öelda, et kui me siin, mina alustasin sellest, et üks nii-öelda riskimaandav meede ja meie põhitsenaarium on sünkroontööle minek Mandri-Euroopaga,
sel talvel, et Venemaa süsteem meid eraldab mingil hetkel, et ka see kindlasti ei tähenda, et kui siin lehtedes oli, et see tähendaks just kui nii-öelda süsteemi kustumist, siis kindlasti see ei tähenda süsteemi kustumist, et me sellepärast olemegi viinud ka elektrikaubanduse bilansi nulli, et tal ei ole kaubanduslikku mõju, aga me saame ka nii-öelda süsteemi mõttes sellega hakkama, et me hoiame enam-vähem tunnist tootmise tarbimise tasakaalu ja kindlasti kui riskid veel kasvavad, me saame hakata veelgi rohkem tegema tunnisiseid reguleerimisi, kui on vaja selle riski veelgi adresseerida. Ma lisaksin ühe asja veel juurde, et see sõltub ka nagu väga sellest olukorrast, et mis olukorras Olkiluoto peaks välja kukkuma, et kui parasjagu on soodsad tuuleolud, et see on siis Soome puhul kohe pluss 5 gigavatti, et me oleme üsna konservatiivsed eeldused võtnud siin, et 10 gigavatti või 10% tuult oleks sellel hetkel kättesaadavus. Aga kui see tuuleolud peaks olema oluliselt soodsamad, et siis see on igasugune boonus. Ja, Mart? Ja, mul oli siis käsin üks küsimus, mis on sisuliselt siis Olavi küsimuse nii-öelda laiendus. See regioon selles uuringus on suuresti selline meelevaldne ruum. Ja minu küsimus oleks siis, et kui võtame sellest regioonist välja Poola, Saksamaa ja Norra, et kas siis oleks Baltikumi ja Rootsi ja Soome varustuskindlus tagatud. Ehk et Baltikum pluss siis meie lähimad naabrid, ilma naabrite naabriteta. Ja ma saan aru, et kui desünkroniseerimine toimub, et siis Poola ja Leedu vaheline elektrikaubandus viiaks ka sisuliselt nulli, et need õhuliinid on seal ainult nii-öelda sünkroniseerimise jaoks. Nii et kogu elekter peab siis tulema Baltikumi läbi Rootsi või läbi Soome. Et kas sellisel juhul on tagatud? Ilma Olkiluoto 3 ja Ringhalsita siis? Et me muidugi võime tõmmata, nagu teha selle eksperimendi tõesti, et tõmmata nagu, kirbul kõik jalad alt ära ja vaadata, kas ta siis ka veel hüppab. Aga ma arvan, et võib-olla Jarmo, sa vastad, ma natukene siin Mardi küsimust korrigeerin, et tõenäoliselt on mõistlik vaadata, et kas Põhjamaad ja Baltikum kokku suudab tegelikult tagada siis võimsusbilansi või mitte, et võttes Poola ja Saksamaa ära, mis on suhteliselt siiski vähem ühendatud kogu muu Läänemere regiooni süsteemiga. Meie ei analüüsinud seda, aga kui nõnda siit ümbriku põhjalt arvutada, et siis ei, sest külma talve puhul Norras võib olla äkki mingisugune kuskil 3,6-4 gigavatti oli umbes sellises suurusjärgus ülejääk. Et seda kõik veel, ma ei mäleta, kas see Olkiluoto 3 väljakukkumine oli ka siis siin veel. Jah. Tõenäoliselt. Ma arvan, et ärme jäta nagu valet, ma isegi ei tea, mis eeldus see Mart selline on, et mis stsenaarium, et ei jääks kuidagi valet tunnet või valet muljet, et miks sa Norra ühendused välja võtad, mis see loogika on? Nagu te ise siin analüüsi alguses ka välja tõite, et siis tegelikult hüdrojaamade ja Norra pumpihüdrojaamade see tase ei ole olnud terve suvi juba nii-öelda tavapärasel tasemel. Et siis eeldada, et see nüüd siin sügisel, talvel täis läheb, on ka võib-olla selline pigem optimistlikum eeldus, et võib-olla siis seetõttu välja ja Norra on ju selles mõttes neid merekaableid rajanud siin Suurbritanniasse, Saksamaale, et kõik riigid sõltuvad suuresti Norrast. Juba eelmisel talvel oli Norral tegelikult ju probleeme selle nii-öelda oma elektri hinna hoidmisega, mis tõttu ju soovisid ka seal piirata seda eksporti, et selles mõttes võib-olla liiga palju ei maksa meil ka Norra peale loota. Võib-olla paar asja siin korrigeerin ära, et kindlasti siin ei ole ühtegi eeldust ja täna ei ole ka ükski süsteemi haldur, aga ükski riik ei ole öelnud, et nad
läheneva talve vaates piiraksid eksporti väljaspoole oma riiki, et seda eeldust kindlasti ei ole, ega me seda eeldust ka ei ole võtnud, ja ka sealhulgas ka Norra puhul, et Norra selgelt tõmbas sellest plaanist tagasi, tõesti see käis siit meediast läbi, aga praegu ühtegi niisugust plaani, et keegi piiraks eksporti riigist välja, ei ole olemas. See on üks asi ja teine asi on see, et siiski viimase paari nädalaga on olnud väga tugev vihmaperiood Norras ja hüdroreservide tase on, kui vaadata ka hüdroreservide taset näitavad saiti, siis on oluliselt paranenud ja ilmselgelt ka siin lähema paari nädala ilmaprognoos näitab, et pigem hüdroreservide tase jätkuvalt kasvab, nii et Norra hüdroolud on viimase paari nädalaga läinud oluliselt paremaks, kui nad siin üle suve olid, aga ma ei tea, Jarmo, tahad sa täiendada omalt poolt? Jah, ma just vaatasin ka selle graafiku ette, et see Norra hüdroreservaaride täitumise graafiku, et see on peaaegu jõudmas nii-öelda sellele mediaan tasemele, et 2002–2021 mediaan, et ta on sinna lähemale jõudnud, et olukord on paranenud. Mis veel? Ma täpsustan nii palju, et selles regionaalses analüüsis on tänast, on arvesse võetud siis tänane hüdroreservaaride täitumise tase ja ei ole eeldatud, et need lähevad kuidagi imeväel 100% peale. Ehk siis tänane tase on arvesse võetud ja sellest lähtuvalt on prognoositud ka Norra võimet eksportida. Väga hea. Teeme viimased, vist meil oli kella 12-ni pandud aeg, et teeme viimased siin küsimused. Olavi. Ja, kui ma Poola andmeid vaatasin, siis minu meelest nad eksporti ei luba viimastel kuudel, aga see oli faktisi. Päris küsimus on mul see teravamalt siis uuesti, et Soome Fingrid ütleb, et Soomes võivad tulla elektrikatkestused. Mis juhtub Eestis siis, kui Soomes on elektrikatkestus? Ei kuule vastust. Taavi, sind ei ole kuulda. Kas mu küsimus oli muidu kuulda? Kas mind näha on või? Erki, sa kuuled, näed mind? Nüüd on kuulda. Okay. Sind on näha ja nüüd jälle kuulda ja küsimus oli ka kuulda, Olavi. Ja, väga hea, aitäh. Et oleneb, mis põhjuse katkestus on, eks, et kui see on katkestuseks olukord, kus tootmine ei katta tarbimist, siis põhimõtteliselt see potentsiaalne defitsiit jaguneb kõigi riikide peale ühtlaselt, kui on ühendusvõimsused piisavad ja kindlasti sellel suunal potentsiaalselt on ühendusvõimsused piisavad, et kui selge on see, et Soome tootmine ei kata tarbimist, siis hind läheb üles, Estlingid pannakse täis ja kui Estlingide täisminek suunal lõunast põhja ikka ei kata, siis kandub see curtailment olukord automaatselt üle ka Baltikumi. Nii, kas on veel mingeid küsimusi? Kommentaare. Aga tundub, et meie aeg on otsas ja küsimused ka hetkel kindlasti Jarmo eelkõige on selle teema omanikuna ja kes on teinud ära tohutu töö nende mudelitega, et Jarmo kindlasti on valmis ka siin selle seminari väliselt, et kui kellelgi on spetsiifilisi küsimusi, siis kindlasti neile tehnilistele küsimustele vastama, et miks üks või teine asi on selliselt, et kui see analüüs ise on üles laetud, et kui tekib mingit ebaselgust või mingit täiendavaid küsimusi, et olge head, võtke Jarmoga ühendust, et jarmo.link@elering.ee, et sellel kontaktil on kõige mõistlikum, kui te võtate Jarmoga ühendust.
Igal juhul Jarmo, Erki, suur aitäh selle töö ja nende selgituste eest. Ja sellega me olemegi tänase webinari ammendanud ja järgmise webinari juba teeme siis koos varustuskindluse aruande tutvustamisega detsembri alguses, kus siis räägime nendest järeldustest, mis on tekkinud pika varustuskindluse vaatega ja ka siis potentsiaalsetest tegevustest, mis siis kaasuvad sellega, et tagada varustuskindlus pikemas vaates regioonis Eestis. Aga suur aitäh ja sellega on tänane webinar läbi. Kena päeva. Nägemist.